pole ainult maa. See on õiglus ja mina ei loobu sellest. See maa kuulus enne mulle ja kuulub ka pärast. Ma ei anna järele, isegi kui see tähendab, et jääme vaenlasteks. Ma ei saa aru, kuidas te suudate meilt sellist asja üldse nõuda. Ma annan teile veel ühe võimaluse. Müüge see maa mulle ja saate rahulikult oma pintsliku elu edasi elada. See maa on meie perekonna nimi ja au. Jah, ning au ei ole müügiks, eriti mitte kapulettidele. Teie au on teie asi, aga see maa, see on meie asi. Kui teie arvate, et teil on kohus võitkindel, te olete oma aru kaotanud, aga teie vaimne ebastabiilsus on juba ammu kõigile teada. Vau, minu naisest küll niimoodi ei räägita. Vaat, kus hakkan rääkima praegu. Kus räägid? Te nii lollid. Capuletid, Montekid. Kohus lükkab paragraaf 356 alusel kohtuistung edasi 12. jaanuarile kell 12. Kohtuistung lõppenud. Ma soovitan sul järgmine kord advokaat võtta. Ma soovitan sul järgmine kord koju jääda. Lähme, et oma see oli alles algus. Nende ajud on Kreeka pähklist ka väiksemad. Need kuradiva siledajulised pärdikud. Buongiorno amici, mahlasemaid apelsine ei leia te kusagilt mujalt Veroonast. Astuge aga ligi ja maitske. Peale kauba saate täis oma päevased C-vitamiini koguse. Austatud Capuletid, mul lemmik muusa. Inspireerisite mind täna maalima selle imelise teose. Kas te oleksite nõus selle oma eluta seinakaunist ostma? No, amicio mio, mitte täna. Kiitos, Kuusa! Tere, Benvolio! Tere, härra ja proua Montekid! No tere. Näen, et ikka vanade harjumuste juures, jah? Skuusa. Ei no, kuidagi peab kõhu täis saama ja tõened apelsin ei ole aga segada. No kuule, las lops nüüd sööb veidikene. Räägi, kuidas sul ema ja isa elavad. Ikka elavad veel, sama vana. Ega nad sul vist veel minna ei taha, jah? Aga tead, tervita neid. Saab tehtud. Kuulge, aga kas te tulite praegu sealt kohtust või? Jah, tead, ära räägi. Mul on selline tunne, et need Capuletid on kohtuniku ära ostnud. Me ei saa nii mõelda. See maa kuulub mulle ning selle äraandmiseks peab algusest minust jagu saama. Kuule, kas sa kuulsid, et Capuletid ja Montekid käivad jälle kohut? Ja, ma tean. See maatükk on jälle mängus. Ja tead, mul on selle kohta teooria. Üleeile ma rääkisin Mallega ja tema oli kuulnud Capuletide turvamehe Pepe käest, et Capuletid jahivad mingisugust varandust ja mina arvan, et see on peetud täpselt selle samuse maatüki alla. Aga sa mäletad veel seda, kui mingid aastad tagasi käisid Pärginased arheoloogid küsimas kuningas Ludvig II kaua kadunud pärandust? Kas mitte need samad arheoloogid ei rääkinud, et Ludvig II juured ulatuvad siia, meie Veroonasse? Kuule, aga mis siis, kui Montekide pereisad omaasse on kuninga tütre lapse venna ema ja tädi lapse afääri olupoja laps? Ah jaa, tütrepoja lapse venna ema ja tädi lapse afääri olupoja laps jäi kohe pärast sündi kadunuks. Oi daamid, küll teie kujutlus võib olla alles lennukas. Ullala, prillid, vaadake, mis kaunikesed meie poole vaatab. Ma lähen proovin õnne, ehk on ta täna paranes töös. Tšau, Romeo! Oi, tšau, Miila. Tead, mul on täna veidi kiire päev, palju tegemisi ja nii. Aga äkki saab sind aidata? Mina võin ka aidata. Ja tegelikult, mida rohkem meid on, seda kiiremini... Naised, võtame nüüd veidi tuure maha, eks ole. Need tööd on rohkem sellised ühe mehe tööd. Romeo! Usu mind, ma saan nüüd aidata. Ma olen tegelikult seda kõige parem abimees, kes on mida oodake, kus on Romeo siis? Oh my gosh, ta lasi jälle jalga. Aga daamid, vaadake, seal on ju Bruno! Bruno! Seda õhtutab Bruno! Buongiorno. Äkki üks apelsin teeks noore ära tuju veidike paremaks? Jaa, oota,
kuule, ära selle pärast muretse, saangi ma päeva head. Gratsiasti maata, signore. Romeo, mis värk on? Ei midagi. Ei no, midagi on ju. Tead, ma ei viitsi enam, Ben. Mis asja? No ma ei tea, kuidagi siiber on sellest kõigest, noh. Pidev pidu ja trall ja see kõik muu. Mis asja, mees? Elu on inimese parim aeg, sa pauguta, kui sul padruneid jätkub. Aga ma ei viitsi. Aga mida sa tahad siis? Et pigem üks kindel naine kui juhuslikud tšikitad või? Kusjuures äkki asi ongi selles, et ma ei tea, ma tahaks kedagi, kes oleks see ainus ja õige. Per sempre. Katso mees, mis ainus õige, mis per sempre? Kuule, kas sa üldse tead 4 punkti õnnelikuks abieluks või? Ei tea. No, pane tähele. Esiteks tuleb leida naine, kes kraamib ja teeb süüa. Teiseks pead leidma naise, kes teenib hästi. Kolmandaks tuleb leida naine, kellele meeldib, Rooma teadi küll, eks ole. Ja 4, see on kõige tähtsam. Tuleb teha nii, et need 3 naist mitte kunagi omavahel ei kohta. Benvolio, jälle sina oma 4 punktiga. Jälle Bella sina oma targutava näolapikesega. Hea küll. Nii, rahvas, mis on teie tänaõhtused plaanid? No, mis sul meil pakkuda on? Tadaa! Suursugune. Mis see on? Kas on see kapulettide pidu või? Kuule, meid ei lasta elu sees sinna sisse ju. Niikuinii see kuradi kappide turva Pepe on jälle ukse peal. Lasevad. Aga kuidas? Nad pole meid ju kunagi lasknud. Rahu! Mul on plaan. No, Merk. Ben, deklameeri. Valmis, jah? Suursugune Veneetsia maskeraad. 9. jaanuaril. Õhtu tipphetkeks on peaesineja Tuttodattal... Mis asi? Tutto dell'amore. Mida? Kes pihta saab auhinna. Pihta millele? Või kellele? Palun ei. Mina vist auhinda ei saa, ma ei saa pihta. Tutto dell'amore. Mis te siis tutakaid ei tea või? Ei ole kuulnud, jah. Telekat ei vaatagi. Rai, La 7, Cielo. Meest lõpeta ära, sa tead, et mul ei ole telekat. Okei, jah, raske tajad. No mida iganes. Eile ma siis surfasin. Internetis, niimoodi. Okei. Ja leidsin siis üks aadress, näe. www.tuttodellamore, kõik üks sõna. /IT, midagi veel. Ja siis leidsin sealt sellise pildi. Merk, mees, surfa vähem, No oota nüüd, saad aru. Nii, ma sain teada, et see bänd, see Tutto dell'amore, pidi sellele peole esinema minema. Nad peavad seal olema kell 12. Meie paneme nende riided selga, läheme 11:30 kohale ja olemegi sees. Mis asja? Oot, sa siis tahad öelda, et nagu meie olemegi see Tutto dell'amore või? Ei, aga mõelge, kui me vahele jääme. Mida sa pabistad, Aurora? Kõik, mis ei tapa, teeb meid ainult tugevamaks. Ja kes ei riski, see šampust ei joo. Ja julge hundiriinda on Kõrge ja kõrge ja kuuliauke täis. Ja kõrge ja kõrge ja kuuliauke täis. Ja kõrge ja... Romeo. Ma ei tule. Mis sul jälle viga? Ära nüüd hakka jälle, mees! Te teate ju väga hästi, et nad ei salli meid üldse. Eriti mind. Mida sa pabistad, see on karneval. Pane endale maski ette ja mitte keegi ei tunne sind ära. Tõmbad räti pähe. Ja seeliku selga ei oletki nagu kõrval. Lõpetage ära. Ma ei viitsi lihtsalt tulla. Mul on nendest pidudest ja kõigest sellest kõrini. Tegelikult ma tahaksin lihtsalt veidi oma ette olla. Hea küll. Kui sa tõesti millegi pärast tulla ei saa või millegi pärast ei taha, ise tead, meie igatahes lähme.
ise tead, millest ilma jääd? Ciao, bambino, sorry. Kuulge, aga mida oleks seal korrektne esitada üldse? Korrektne. Kuulge, teeks sellelt Rikki ja Poverilt midagi. Teate küll see kuule, Roome! Ta võib ju seal olla. Kes? Kus? No see peolt seal. See sinu üks ja ainus. See sinu perssõpr. Kuule, lõpeta ära, ma lolli. Kuule, lõpeta ise! Ega sa ei pea kohe peole minema ja lantima hakkama, nagu mina seda teen. No lihtsalt iskad õnge sisse ja loodad, et näkkab. Ega siis, saad aru, õnnele peab ju uks avatud olema. Ja õng peab sees olema. Ma ei viisi. Kuule, kas sa oled vait ka vahepeal või? Lase tööd teha. Ja seismine ja molutamine on muidugi töö. Jõudu siis, ärge ümber kukkuge. Jah, signora. Kus mu tütar on? Kutsu ta palun siia. Kus on see tüdruk? Julia! Ära huilga, nagu ma ei tea mis. Au! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Äkki me teeme nüüd väikse pausi? Bella ciao, bella... papi ciao, papi ciao. Ära vähemalt isa kuulda sulga. Hästi. Sa teate küll, kuidas ta praegu Montekkidega kohut käib. Jah, aga miks ta käib siis? Aita! Imeline Julia, kui sina kunagi meil staariks saad, siis broneeri esireas meile kindlasti koht. Muide, kas sa mäletad, kuidas me harjutasime sinu selleks esimeseks lasteaiapeoks seda laulu? See olid ju alles kahene, vaata see. Mäletad see tok, rähtse telegramme toksib, tok. Aita, pida suu. No jaa, aga mulle tuleb niimoodi naer peale, kui ma mõtlen, et siis ta lõpetas laulmise, istus isa noorele sõbrale sellele parisele sülle, kallistas seda hästi kõvasti ja pissis end täis. Püha taevas, mis asju te veel mäletate. Kuigi tänasel peal on ta kohal küll. Ta tuli spetsiaalselt Milanost siia. Täpselt nii. Ta on nüüd väga väärikas ärimees. Maailmas tuntud ja puha. Pealegi on ta ikka väga noorsike nägus. See on küll armas. Mamma mia, me pole teda ju nii kaua näinud. Nüüd me lõpuks näeme teda. Oi, temal on kindlasti hea meel ka sind näha. Nojah, tal polnud ju aasta aega sissesõiduks lubagi. Need on need ärihaid. Ühesõnaga ma tulin ütlema, et seadke end korda ja äkki Julia pane midagi natukene normaalsemat selga. Mõistad? Marcella? Sitsio? Ciao! Kas sina mõistad? Mina mõistan. Nii? No vaata, sa oled juba ju... Oi, kui suur. Siis midagi seksikat. Milleks? Ma ei taha sinna tegelikult üldse minna. No parisõnu oleks muidugi tore näha, aga ma olen nii tüdinenud sellest esinemisest ja esitlemisest ja nendest viisakatest kleitidest ja sellest kõigest. Ma tahaksin hoopis midagi muu. Oot. Mis pill see nüüd siin lahti läks? Ma ei tea, no ma tahaksin... Oi, no seda muidugi... Ma tean, ma tahaksin omaette olla. Omaette, tule taevas appi. Tüdruk, kes surfab, ronib, jookseb, ujub, mängib tüdrukute bändis. Nüüd järsku tahab omaette olla. Julia! Mis on? Ongi peas soe ja no ma ei tea. Mul on nagu mingi igatsus millegi järgi või igatsus... Või kellegi. Hea küll, Julia, pane end valmis, auto on juba ees. Pepe! No mis on? Salongi pesu, ennast pestus, kustuks, kammituks ja no püksilukk võiks ka vahepeal kinni olla. Sekene. Kuule ära, teed liiast Läheb, võt, sammukese järel, mis jörgab püksupäke. Ma tulen teile ise järele, see ei ole ju siit kaugel, nii et teie minge ees. Hea küll, Julia, me ootame sind autos. Siiski nukermeel, mis sest et inimesed minule kõik naeratavad. Hinge tead, ta soovib sulle head, kuid miks siis iga
kõik arm on hukatus, ta on kui ingli puudutus ja enam lähemale taevale ei eales jõuda saa. tere õhtust! Kuule, teeme nüüd nii, et sa lased mul natuke kõne ka pidada, mul on siin 50 eurot sulle. Vabandage, kuhu me jäimegi? Nii, tere õhtust, daamid ja härrad, senjoored ja senjoorad, benvenuti tutti ehk tere tulemast kõigile meie iga-aastasele, suurejoonelisele, ekstravagantsele, sõnu seletamatule, fantastilisele Veneetsia maskeraadile! Täname härra ja proua Capuleti, et olete mitmeid aastaid nii vägevaid pidusid korraldanud ja kutsusite ka see aasta meid kõiki Dolce Vita villasse. Aga nüüd lubage esitleda kõigi poolt armastatud Itaalia edetabelite vallutaja, tänase õhtu sensatsioon, Tutto dell'amore! Nautige elu, kuniks seda on. Lasciatemi cantare, lasciatemi cantare, lasciatemi cantare, lasciatemi cantare. Una panina di danze di coda, una ferraia per camoina, una pezza di pura, una pepina, sì, amore, sì, sì, mamma Maria, canzone per te, Giovanni sposato di Caprioli, ti amo per moi, ha vinto di amo. Una panina di coda, un ferraio per la moglie, una pezza di pollo nella noittina, senza di amore, sì sì, mamma Maria, Giovanni sposato di Caprioli, poi ti ama per moi, ha vinto di amore. Lasciatemi cantare! Bravissimo! Grazie, grazie! See oli tõepoolest kaunis. Ja nüüd on meie ees mees,
kes mingil veidral põhjusel soovib täna õhtul teile siin kõne pidada. Aga palun! Tere õhtust teile kõigile ka minu poolt. Tegelikult ei ole siin mingit veidrat põhjust. Nali naljaks, mina olen Paris. Kapiga oleme juba vanad sõbrad. Täna siia tulles oli mul üle pika aja tunne, et elu võib olla ilus. Vita può essere bella. Et elu on inimese parim aeg. La vita è il più buono tempo del uomo. Tsiteerides klassikuid, jumaliku komöödia venda, Dante Alighieri. Igas päevas peab olema midagi, mis meelde jääb. Ja täna on siin minu kaelas kee, mille ma soovin kinkida neiule, naisele, kellega ma tahan. Jah, kõnelgu muusad minu eest. Ta kõrval tõrvik mõjub tuhmina. Ööpalgel ripub hiilgavana ta. Kui Mauri kõrvas sädelev juveel, et nõnda kallist ilu leidub veel. Kui lumivalge tuvi keskvareseid, nii kaaslaste seas valendab sees neid. Kui lõpeb tants, ma lahkudast ei jää. Ta käel teen õndsaks oma karmi käe. Kas seni tundsin armu ma, salgas ilm, nüüd avanes vast sulle ilu ilm. Ja me palume ta lavale. Ja me palume lavale. Kelle siis? Kohe näeme. See hetk ongi käes. Me palume lavale, minu kõrvale muidugi. Julia! Julia, tule siia. Siin on mu käsi. Ja mälestuseks sulle sellest päevast. See oivaline kee. Kas armastad sa mind? Tean, ütled jah. Ja mina usun sind. Ja nüüd ma laulan sulle. Oh, stop! Who are you? We are Tutta della Mare. And who are you? Who we? Yes, you! We are, laseme jalga. Ütlesin, et sellest tuleb jama. Nadja, need Montekid, raist nad ei õpi. Ma löön nad kõik maha. Kordos! Kõik jääd kohtadele! Missugune? Oh my God! Ta on püsti! Vau, kes sa veel oled? Sa ei saa aru või? Kas sa said haiget? Kuidas palun? Kui sa taevast alla kukkusid. Ha, oled sina meil alles hurmur? Mina, hurmur. Võib-olla ainult veidikene. Kuid ütle mulle, mida teeb õhtu kõige ilusam tüdruk siin, üksinda, õues, külmas, pimedas? Ei no, ma võin minna ka, oli meeldiv koht. Ei, kuhu sa tormad nüüd? Sa ei saa Tutta della Mare pealaulja eest niimoodi ära joosta. Hästi, hea küll. Et mida teen mina siin õues, külmas, pimedas? Ja ma ei ole seda küll otseselt kellelegi rääkinud, aga ma olen nii tüdinenud sellest kõigest. Ma olen nii tüdinenud nendest luksuslikest pidudest, nendest uhketest kleitidest, eredatest valgustest, värvidest, kookidest, kingadest. Seda kõike on lihtsalt liiga palju. Igal pool on inimesed maskides. Täna me oleme küll ka maski pallil, aga selletagi ei ole keegi, kes nad väidavad olevat. Ma olen kogu aeg ümbritsetud inimestest, keda ma ei tunne. Inimestest, kes ei tea minust midagi. Julia, sa oled ju staar, sa oled nii ilus ja noor ja kõik mõtlevad, et on nii lihtne olla kogu aeg tähelepanu keskpunktis. Aga tegelikult tahaksin ma lihtsalt natuke rahu ja vaikust. Rahu ja vaikust? Kuidas see võimalik on? See on täpselt see, mida mina viimasel ajal mõelnud olen. No, muidugi selle luksusliku elusasi ei saa ma küll sinuga samastuda, aga rahu ja vaikust.
see on just see, mida ma viimasel ajal ihanud olen. Mind ajavad nii närvi need peod, varastamised, juhuslikud tüdrukud, hullumeelsed plaanid. No, minu sõpradega on sellest kõigest peaaegu võimatu pääseda. Iial ei tea, kuhu see õhtu lõpuks jõuda võid. Seda kõike on minu jaoks liiga palju, tahaks lihtsalt vahepeal olla. Ma ei oleks kunagi arvanud, et kohtan kedagi, kes mõtleb samamoodi. Kedagi enda vanust, kes tunneb ka, et ta tahaks rahu ja vaikust. Oota, aga kes te üldse olete? Ja miks varjate te end tuttadele moore nime taha? Ega mina seda ideed heaks ei kiitnud, aga mu sõbrad otsustasid tulla ja mind tiriti kaasa. Kui aus olla, olen praegu päris õnnelik, et siia sattusin. No sul vedas, et sa mu viimasel hetkel kätte said. No sinusugust tüdrukut oleks rumal käest lasta. Kas sa siis ütled mulle, kes sa oled? Ma võin olla sinu jaoks ükskõik kes. Siis ole keegi, kelle pärast ma unustan kõik teised. Minu üks ja ainus. Per sempre. Ma tantsisin sinuga varjuna. Aga nüüd ma tahan olla su valgus. Mis teie nimi on? Minu hinge salakambrisse tule. Midagi su eest mul pole varjata. Ühte vaid palun, ära veel küsi mu nime, sest et seda sulle öelda ma ei saa. See, mida mõistus üritab iga hinna eest keelata, on just see, mida süda hiljem kahetseb. Tunnen, kuidas mind sa kutsud, aga tulla veel ei saa. Saladuse loori varjus peame elama. Kuigi tundub, et me rajad eale ei ristugi, on nii. Pimedus meid ühte liidab lõpuks ikkagi. Juul! Stopp! Lõpetage ära! Pepe, pane ära! Luigi Carlos, palun mine ära! Mida, miks? Kodus räägime! Valad alati teen mina kõike valesti. Te seisate ja vahite, kui meil minu perse keeratakse ja mina olen süüdi. Ema. Hei, rahu, kõik on hästi. Ja teiega me veel räägime. Eriti teiega, noormees. Tõmba muutu, Romeo. Vii nad ära. Kes see oli? Romeo Montecchi. Kas tema isa käibki siis minu isaga kohut? Tundub nii, jah. Mees, mis sul toimub? Sul on siin huvitavam kui Sitsiilias. Ei meeldi päris. Keegi pihta ei saanud. Merk, mida sa tegid? Ma ei tea, ma nägin püssi ja mul läks endal ka nagu poklalt. Mida sa tegid, Merk Kutša? Mis sa tegid? Ma sain pihta. No, Ben, lõpeta ära! Ei, ära katsu! Õudsad hea näitlejad meil ikka. Tehke midagi, Ben Vool, ja sa oled veel liiga noor, et meie seast lahkuda. Ma sain pihta, et see pidu oli täiega äge. Ben, lollakas oled. Oodake, ei, mu kott jäi ju sinna. Aga mul olid seal sees kontaktlätse konteiner, läpakas ja Dante Alighieri jumaliku komöödia esimene trükk ja homse lugemiskontrolli materjal. Seega homme on rahvusvaheline popipäev. Kullake, su kott on su seljas. Oi. No, Romeo, mis meile seal selle kapi plikaga siis tegime? Jah, muidu oled meil nii korralik poiss, see nüüd selline jama. No või. Nii, Romeo. Tõsisematest asjadest. See pidu oli tegelikult päris lahe, mis? Jah, Merk, sul oligi õigus. Ma tean, mul ongi alati õigus, isegi siis, kui mul pole. Saad sa aru, ta oligi seal, noh. See oligi tema. See sinu, see üks ja ainus, see sinu. See oli tema. Mida sa räägid? See on ikka tõlnapakas! No kuhu sa tormad? Kullake, tule tagasi, midagi ei juhtunud ja ainult mu kott jäi siin. See oli ju ainult mäng. Ja nii kuni kõik mehed on sead. See oli nagu
Ben, see oli nii meeletu, Ben, saad sa aru või Ben, see oli nagu esimene kord. Kuule, Romeo Montecchi, millal siis pulmad on? Meil on bänd juba niikuinii olemas. Ma arvan, mu isa läheb segi, kui ta kuuleb, et see on Capulettide tütar. Ja kapp lööb mu lihtsalt maha. Pankuri tütar ja elektriku poeg koos. Pankuri tütar ja elektriku poeg? Kuule, räägi, kuidas oli, räägi kõigest. See oli nagu esimene kord ja esimesest silmapilgust. Just silma, meil olid ju maskid ees. Oota, esimene kord? See tähendab, et siis... Mis enam rääkida, see mees on täiesti hull. Mis hull, ei, ta on armunud. Nagu esimene kord. Ma lähen tagasi. Ei, sa ei lähe. Tõesti hulluks läinud. Jah, kui enne ma tahtsin omaette olla, siis nüüd omaette temaga. Mida? Ei, Romeo, sina ei jäta oma sõpru maha mingi esimese ette juhtuma pool totaka plika pärast ja oled kapiga. Jätab. Lähme, Ben? Ei! No pärast räägi. No mis teha? Elukede vahel vinkse ja vonkse. Ahsoo, tead, äkki parem oleks ilma vinksude ja vonksudeta tead. Oh, Romeo, miks sa oled nii Romeo? Kuule, lõpeta ära. Kutid, ma lähen. Jah, lähed ronid sinna rõdule, ilma et mitte keegi sind märkaks, jah? Tahaks näha. Ma lähen. Kõrgelt lendad, kiirelt kukud. Ja Chiquita aadress on sul ka kindlasti olemas juba, jah? Porka miseeri, mul ei ole aadressi ju. Ära muretse, Romeo, see on salastatud niikuinii. Meelde tuli. Mis asi? Tulge siia. Saate aru, mul tuli meelde see. Paps rääkis eile vandudes, et neile tuli elektririke väljakutse kappide juurest. Nii. Väljakutsetel on numbrid ja aadressid, Ben. Lähme! Oot, tule tagasi! Oota! Romeo, oota! Kuule, pea nüüd natukene hoogu mees. Kuhu sa loll tormatid, tule siin? Tere, paps. Signori, buongiorno. Poiss, mis lavastuses see on? Kui ära vastad, siis räägime edasi. Commedia dell'arte. Oh, täiesti õigus. Noh, jõngedik, mis sul meile rääkida on? Kuule, vaata sa... Raha mul sulle praegu anda ei ole, aga seda sa tead isegi väga hästi. Nii et jälle jäävad sul Milano moenädala hilbud ostmata. Aga kekatso, seda ma ütlen sulle, et kui sul kondoomide jaoks raha vaja on, siis selleks... Kellega sa räuskad selle lihtsalt... Tere, mamps. Minu poja Romeo. Kas sul on kõhtu? Ei ole. No kuule, ma tegin kotlette. Ma ei pannud sibulat ega midagi. Aitäh, Emps, aga meil on praegu päris kiire. Ma ei jõua süüa, noh. Ja ega need naised joksevadki eest ära või mis Martina? Tervist. Lapsed näevad ära tee. Ma pakun teile kotlette. Jah. Tead, kui oled noor, on kevad-aasta ringi või mis Martina, Ma saa. No poja, sul pruut juba on või, Kekatso? Noor mees, ta eri vembel. Kuule, paps, mul on sõbrad ka siin, eks ole? Küll, mis sa tahad siis? Kuule, vaata, sa rääkisid, et vaata, sul tuli töö juurde see, kui sul tuleb see paberileht, ja siis kui te lähed sinna, siis te teete seda, vaata. Mis sa sogad? Räägi otse ja selgelt, Kekatso. Nagu noor mees, mitte mingisugune Itaalia kapp. Ma naas ja ma löön nad kõik üks päev maha. Aga sul häbe ei ole, sa õpetad siin lastele kogusuguseid asju ja... Mamma mia! Joh, Edi, igatahes paps nendest kappidest ma just tahtsingi sulle rääkida. Mida sinu neist rääkida on? Sa pole neid stupiidos ja ma ihu silmaga näinudki. Kohtusse sa kunagi ei tule ju. Ma pean selle üksi seisma nagu vanaisa Sinimägedes. No kallikene, me oleme rääkinud sellest. Ma olen sulle alati toeks, eks? Jah, aga need raisad tahavad ju minu maad omale saada. Minu apelsinid ja tomatipõllud. Minu suur töö ja kõik vastu taevast. Kuule, aga sa pole ju kunagi midagi ise kasvatanud. Oh, issa ristikene, nüüd läheb rohti. Roome, miks sa pidid praegu? No aga minu vanavanemad ja nende vanavanemad on alati seda maad ülal hoidnud. Me peame seda hoidma ja... Oi, kui minu isa näeks, et meie kallis maa läheb nii lihtsalt kappide kätte, siis keeraks ta hauast teise külje. No, äkki seekord nad halastavad meie peale? Vaata neid, nende tahtmine ei loe siin midagi.
ma ei naasi, ma löön nad kõik maha. Skuusa on ju. Ära ole nüüd nii vihane. Tead, ma mõtlesin, ma lähen ise ka sinna. Te viite mu täiesti auda selle jutuga ju. Mis asja? Ei no, mitte ainult mina. Ben Voolu ja Merkutši arvasid ka, et läheks sinna kappide juurde ja keeraks veidi käru ja... Mida sa oled lastele õpetanud, Tomso? Vot see on poeg. Vot see on minu poeg. Jätkab kui vaja, isa töö. Kuule, paps, äkki lihtsalt annad selle töökäsu, mis tuli üks päev, eks ole? Ja, võta need vanad tangid. Et sa õpid seda sama asja seda koha peal, aga teed must juhe lõika läbi. Ära lõika punast, lõika must juhe läbi. Issand, mida te teete? Vot see on mees. Järgmine kord tuleb minuga kohtusse kaasa. Õpid neid sigu paremini tundma. Ja kui oled piisavalt käru keeranud, siis vaata, et ise mustusega kokku ei jää. Poisid, pange sama märkmiku kirja. Sööge palun. Kullake, no võtame selle peale. Ei, mina ei taha. Sina ei taha, no võtan ise siis, sinu ja poja terviseks. Romeo, sa ei lähe nõue, kui sa oled piima ära joonud. Kas sa, Kekatso? Poiss on isasse, see on küll emasse. Kuule, anna poisile midagi toekamat hamba alla, mis siis piimast? Aga poiss, joo piima ja mõtle, et must juhe lõika läbi. Nii, Romeo, ära lõika seda punast, must juhe läbi. Must. Tšau. Tervitage vanemaid. Tšau. No Romeo, sa otsid ka oma piimakese joodud. Enne sa ju õue ei saa pisi poisu. Kuule, Roome, miks sa ei räägi mulle, et see on nii lahe isa? Mõtid aitab. Ära ajaks, sa saad ära. Ja, ma veel natuke vaatan tähti ja siis lähen ka magama. Head ööd sulle. Must ja punane, Romeo ja Julia, must ja punane. Või oli punane või must? Kekatso segi läks. Okei, see läheb siia. Oli must. Kes seal on? See olen mina, kes sind igatseb. Kes ööga koos su varju taga käib. Miks sa siin oled? Kes sind saatis? Kes armastus mind saatis otsima? Miks sa nii hilja tulid, Romeo? Kas sa siis pimedust ei kardagi või? Ei karda, kui sina oled valgus. Su hääl mu südant juhib, teeb mind targuks. Öömask, sa tead, mul praegu varjab näo. Mu põsil muidu häbi ühetaks neist sõnust, mida kuulsin vastu suust. Kas nii mind tasuta sa jätadki? Mis tasu võiksid täna saada veel? 3 sõna, kallis Romeo, siis tõega head ööd. Kui sinu armastus on aus ja sihiks abielu, teata siis sa selle kaudu, kelle saadan, kus ja millal toimub laulatus. Su jalge ette heidan oma õnne. Maailma lõppu järgnen sinule. Head ööd 1000-kordselt. Su sära töö süngub 1000-kordselt. Armsa juurde rutta põhinal, kui poisike, kes koolist koju tõttab. Ent tulles säält on süda raske tal. Tee kooli poole rohkem aega võtab. Päev peagi koidab. Peaksid minema. Head ööd. Nii magus kurba lahkumist venitaksin hommikuni vist. Und saagu silmad sul ja rahu rind. Et need une sellitaksid mind. Romeo, miks oled Romeo? Kas armastad sa mind? Tean, ütled jah ja mina usun sind. Kuid petta võib ka vandudes. Romeo, kui armastad, siis ütle ausalt, eks? Jah. Tuulte keelest aru vist ei saa, kuid arvan, et nad tahtsid kutsuda mind sinu juurde, et ma näeksin sinu nukrust ja et saaksin kordki sinu huuli suudelda. Ma päiksetõusust aru vist ei saa. Kogu ilu peab ta lõhkuma ja öösse maha jäävad hetked, meie kahel salaretked, ainsad, mille nimel elada. Siis kui maailma kaob veel, linnuteel taas hõljume. Vaid me kaks ei keegi muu.
vend Lorenzo, tere, vend Lorenzo! tere ise! Kuule, mis nägu see su selline peas on? Ma ei tea! Sellise armunud pilguga ei peta sa kedagi ära. Näe, mine võta, seal on lonks vett. Seal on vett! Pidu. Hommikuni, kirg, armastus ja vihkamine. Nojah, niimoodi läks. Aga vihkamist meil ei olnud. Mis oli, see on olnud, mis tuleb alles ees. Kes see oli siis? Emilia või? Mis Emilia? Saad sa aru, ma pole kunagi midagi sellist kogenud. Sõnad lendasid mu suult just kui tuul. Öö oli pime, vaikne, jahtuv kuum. Küünaleek meid ümritses kui loor. Sina rõdul, ingel valgus voos. Su hääl, nii õrn kui sosin taeva alt. See puudutas mu hinge pehmel valgel. Ja kuigi öö mind külmaga lõi, mu süda leekis, kaitses, valgus tõi. Sind vaadates ma mõistsin siis, armastan 1000 kordselt ma sind. Ma olen segi, ma olen täiesti segi. Tegelikult vend, ma olen jumala purjus. Ei ole. Aga ilma promillita saad sa aru. Selline tunne on nagu oleks esimene kord. Nagu esimene kord, aga igal sajandil, aastal, kevadel uuesti ja uuesti. Kuule. Mul on plaan. Teeme nii. Tuled õhtult sinna vanasse Rannaküla kirikusse ja mis sa teed seal, kui sa neid mitte paaritad, vaid see laulatatakse. Oota, istu maha nüüd. Oota, mõtleme nüüd ka hetke. Kas tema tahab abielluda või? See vist pole ju moes enam või kuidas? Kuule, ära hakka nüüd. Mõtle, mida sa ise elu jooksul kõike teinud ei ole või õigemini, mida sa oled teinud. Tead ju küll. See on minu elu. Ma ei taha sulle samasugust soovi. Kas vigadest õpitakse ja ma ütlen sulle, ega see armastus lihtne ei ole. Palun, vend, ma ju tahan seda. Kui sinu armastus on aus ja sihiks abielu. Teata siis sa selle kaudu, kelle saadan, kus ja millal toimub laulatus. No täpselt, noh. Tahad seda? Vend Lorenzo, salajane laulatus ja surm ja eesriie. Ja surm. Ei, me valime õnneliku lõpu. Kes siis ei valiks, nii me tahaks ju kõik, aga... Palun. Kui just see on su suurim soov, siis ega ma kätt ette panna ei saa. Aga ei torma. Si, signore. Romeo! Eriti hea mees. Eri hea mees, jah. Kuule, kaua meile teda ootasime? Mis selle mingi kella 3-ni või? Veerand 4-ni. Sõber. Tõenäoliselt sõber, jah. No accidenti, sõbrad ju ei tee nii. Tšau, ega te Roomeot ei näinud? Ei ole, jah. Issand jumal, mul on selline tunne, et midagi on halvasti. Ma nägin täna öösel nii õudset unenägu, et kui ma hommikul silmad lahti tegin, siis ma ei julgenud isegi prille ette panna. Midagi pole juhtunud. Veel. Paned priid pähe. Kohe. No kus see Roomeost nüüd on? Tahaks seda isegi väga teada. See mees on peas täiesti hulluks läinud, noh. Aga armas ka. Mehed. Ma tahaks, et keegi minusse ka niimoodi. No, mis sa arvad, pennikene? Mis asja? No! Kuulge, me oleme lihtsalt sõbrad. Ja, lihtsalt sõbrad. Meeste ja naiste vahelist sõprust ei ole olemas. Teil on ainult üks mõte, kuidas saada maha ja... Lõpetame ära. Aitab. See ei ole nii hull. Noh. Võta ikka telef. Täielik londo, mis siin enam rääkida. Tere, vabandage, ega te pole ega te ei tea Roomeot? Ja, teame. Mis taga on? Ma otsin teda taga, täitis eile oma toru maha. Huvitav lugu. Tema jättis oma toru maha. Aga tere, mina olengi Roomeo. Tere, selles mõttes mul oligi ainult aadress. Muidugi, aga mis toru? Minul on ju minu toru täitsa alles. Et sa tahad nüüd seda toru näha, jah? Tahaks küll, jah. No tere, poisid. Olete pikka aega küval olnud või? No tere, torumees. No tere. Kuule, mees. No? Tead mis? No? Su eilne pruut otsib sind taga. Tõeliselt hea maitse. Mis asja? Ta on küll natuke agressiivne, aga las ta räägib ise. Märk. Tere, te unustasite eile enda toru maha. Vabandust, et te pidite nüüd seda nüüd niimoodi Julia palus, lausa nõudis. Nii? Aga kui sa peaksid ta südame murdma, murran mina sinu kaela. Tšau. Oot. Mis sa...
Ja kus kuradi kohas sina olid? Oot, kui kaua me teile ootasime? Mis see oli mingi kella 3-ni või? Veerand 4-ni. No. Ei, aga 5 aeg olime meil ju seal. Kuule, kell ikka tiksub, jah? Vaata, tikk-takk, kus kuradi kohas sa olid? Kus sa olid, mees? No, oli nagu esimene kord või oli juba nagu teine kord? Ega midagi halba ei juhtunud. Kusjuures juhtus küll. No, hoppikene. Vaadake, nüüd on nii, et ma olen süüdi. Tulge, ma räägin, see oli täiega nagu esimene kord. Arvasin, et minuga seda ei saa juhtuda. Liialt palju näinud eludes. Justkui 17 ma taas, põlvest nõrk ja silmad maas. Anusin, et suudleksid mind veel. Hing ei või ju sundida ja südant ei või ju keelata. Ja tagasi teed ei ole siit nagu esimene kord. Kui hinges möllab torm, maagiline jõud, mis rebib mind su poole nagu esimene kord. Kui hinges möllab torm ja aru ma ei saa, kuidas lasin sellel kõigel juhtuda. Kui hinges möllab torm, maagiline jõud, mis rebib mind su poole nagu esimene kord. Kui hinges möllab torm ja aru ma ei saa, kuidas lasin sellel kõigel juhtuda. Kui armastad sa mind, siis ütle ausalt. Mamma mia, no kaua sa käisid, kas sa nägid teda, mis ta ütles sulle, mis ta seljas oli? Siidrit võtaks. Mis siidrit? Kas sa nägid teda? Ma nägin siidrit all eile külmkapis. Jäta, palun, ma räägin tõsiselt. Tõsiselt võiks kohe süüa, ma olen juba ju kaalus oi, kui palju alla võtnud. Tead, söö ja joo nii palju, kui sul hing ihkab. Aga enne ütle mulle, kuidas läks? Kuidas läks? Kuidas tal läks? Kuidas kõigil teistel läks? Aga minult? Miks sa minult ei küsi, kuidas mul läks? Okei. Nüüd on asjalud sellised, et Julia on aeg mehele minna. Tõsiselt räägid? Kus ta ise ütles seda? Kuidas ta ütles? No vot, ta pani ühe käes siia, teise siia, pani siia. Tõmbas mul lähemale, pani huuled prunti ja pani need kõrva äärde. Ja sosistas, siidrit võtaks. Sõida seenele, Palun räägi mulle, kuidas päriselt läks. Täna südaööl. Täna südaööl. Südameööl. Issand, kui romantiline. Vana Rannaküla kirik. Seal ootab mees, kes sinust naise teeb. Julia, oled sa selles ikka kindel, et sa oled selleks valmis? Rohkem kui kunagi varem, sest see kõik on kui unelm. Aeg tardus hetkeks, maailm vaikseks jäi. Kui nägin sind, kõik muu olematuks sai. Ma mõistsin siis, et su kõrval seisan ja süda sosistas. Just sinu juurde jääma ma pean. Su kristallsinised silmad, süda, meri. Seal hukkuda ma ihkan, see on mu veri. Su kõrval ma olen aus, lihtne, tõene. Ei vaja ma maski, ei kunstlikku võltsi. Oo, Roome on mu elu, mu hing, mu igatsus, unistus, algus ja arm. Sind armastan rohkem, kui sõnad võiks kanda. Ja kogu mu süda jääb sulle igavesti anda.
olgu, Julia, sa oled tark tüdruk. Ma tean juba ju sind sellest ajast peale, kui sa siin alles mähkmetes ringi siblisid. Ükskõik, mida sa ka ei otsustaks, see on õige. Kuula enda südant ja usalda end. Grazie, Amm. Jah. Kas te kuulsite seda? See on vana kirik, Julia. See oli kõigest tuul. Merk, sina oled? Ei ole! No kuule, siin pole ammu näinud. Mis see on, Mis ajast sa ehteid kannan? Kes sa oled ja mis sa Roomea pannud oled? Kas see on see, mis ma arvan, et see on? Te olete ikka kõigest ilma jäänud. Te ei kujuta ette. No. Põhimõtteliselt. Käib katso. Mis probleem meil on? Kretino, posulist sa taha saada või? Ei, mis toimub? Ära inise. Nüüd on nii. Roomaja jääb siia. Kõik teised kaovad hetkega. Mul ainult 3 ja plats olgu puhas. Uno! Issand jumal, jookseme ruttu! Kuule, kui teile siin ei sobi, siis olgu teist plats puhas. Näe, vaadake, mul on 3. Uno! No tuled nii kettasse. Sa ikka arsti juures käid, jah? Tähendab, ärme jama nüüd on ju. Lähme või minge või... Sassi sa ajad. Sõbrad küll nii ei tee. Siin te oletegi mu lastekodu lapse. Ma käin juba mitmenda päeva ringi ja mul on tunne, et mõni mees pole ikka veel aru saanud, mis ta teeb. Noh, ja mis siis teab? Tuleb selgitada. Noh, Roomea sõbrad, ei ole ammu saanud rusikaid lehvitada. Las ma näitan teile, kuidas asi päriselt käib. Jäta märgi äkki. Räägime rahulikult. Rahulikult võid sa Inferno Impaatse. Mala teti seas. Tulete keerate meid peometsa. Laiate mu Juliaga. Ja siis teete näo, et räägimegi katsa rahulikult. Oota, mis? Luisi ongi Julia vend või? Tähendab, andke andeks, see ei ole nii mõeldud. Sa räägid väga õigesti ilusti, aga meie mõte on kõigil selge. Anna mis kõigile peksa, mis me siin ikka mõelda ja rääkida. Kuulge, jääme kõik vaid. Ei, palun, jätke järele, see oleks kõik nagu juba olnud. Ja, ma nägin täna ka unes. Jäta järgi, kullaka. Kullake, Ben, mis oli? Kuulge, aitab, nii. Teeme nii. Homme, siinsamas, kell 3. Okei. Hea küll. Saavad ühe päev veel elada, siis saavad pasunasse. Neda, ma löön ta maha. Homme. Okei. Homme. Kell 3. Väga hea. Super. Pensurahad seda otsa või? Kuule, tule, lähme, oi, Teeks kohe ära. Mul jääks! Merk! Räägi nüüd, Merk. Pole midagi. Vesi tapa teeb tugevamaks. Pulmadeks saab. Me kohtume veel kunagi kusagil.
lõpetage vägivald ja minge kohe laiali. Lõpetage vägivald ja minge kohe laiali. Korraldus kuulub täitmisele. Kordan, lõpetage vägivald ja minge kohe laiali. Täitke käsk. Rooma, tule, lähme mees, noh. Rooma, paus, Rooma. Said hakkama? See oli... Ma ei teinud seda ausalt, see oli... Tähendab, ma olen süütu, aga ma olen süüdi, saad sa aru? Paremini kui arvata oskad. Kuidas? Vaatan vahel sind, aga näen ennast noorena. Ma ei saa aru. Siiamaani oled sa teinud kõike täpselt nagu mina. Ainult, et vangi, ma ei lase sul minna. Sa oled siis ka... Ikka, nagu me kõik, armastanud, vihanud ja tapnud. Mingis mõttes vähemalt. Kõigi arvates. Süüdi, aga süütu, süütu, aga süüdi. Saad juba aru küll. Aga õigussüsteem peaks... Peaks, aga vahel läheb teisiti. Eriti, kui teisel pool on palju raha. Raha mõistad. Raha eest saab osta kõike. Ka vihkamist, aga ainult mitte armastust. Sa oled siis vangis... Isa pole küll sellest midagi rääkinud. Jah. Kaua? Ei, mitte väga kaua. Kokku 7 aastat. 7 aastat? Merda, nii palju. See pole midagi selle eest. Aga mida mina nüüd siis teen? Me peidame su ära vähemalt 8 aastaks. Miks 8? Tead jälle omast käest. Õpid kiiresti, lootust on. Nii kaua varjasin ma end seal ise, kuni... Kus? Seda ei saa ma kellelegi öelda. Ma ei saa isegi sulle näidata, kuhu ma sind viin. Pead ära andma telefoni, kuigi elektrit pole seal niikuinii. Seal istud ja kuhugi ei lähe, mitte kuhugi. Pead ära ütlema ka arvutist ja telekast, neid seal pole ega tule. Selline võõrutusravi. Seal istud ja mõtled, sest ma tean, see tuleb kasuks sulle. Ja Julia tuleb ka sinna? Ühel päeval kindlasti, mitte veel praegu, aga ühel päeval. Luba mulle? Luban. Enne, aga ütled ilusti head aega. Emale või isale, Pennile, tüdrukutele? Kellele iganes. Ja mees jätab ema ja hoiab naise poole. Mis juhtus, ema, mis on? Su vend on surnud. Surnud? Kuidas? Kas ta sõitis oma motikaga? Ta on tapetud. Tapetud? Mida? Ei, see ei saa nii olla. Lõpetage ära. Nüüd aitab! Mulle ta ise maha! Pepe, too asi! Mis juhtus? Nüüd on siis vähemalt sellega selge, et Romeo malla teti, teda sa ei näe rohkem. Ainult üle mu laiba. Mu poeg. Mis Romeoga juhtus? No, temaga on eeldatavasti kõik korras, ta on ilmselt lihtsalt tagaotsitav. Ei, miks te ei ütle, mis juhtus? Romeo tappis Luigi. See käis kõik nii äkki. Keegi ei saanud arugi. No ja tundus, et Romeo oli see, kes... Ja ta oli ainuke, kes ära jooksis, kui politsei tuli. Ei, miks? Noh, Luigi lõi kogemata Mercutia maha. Lõi kogemata maha? Mida te räägite? Mida te teete? Kas teie jaoks on elu lihtsalt? Ma ei suuda, miks te teete nii? Iga päev, igal pool. Mis mõttes selja tagant või kogemata? No ma lihtsalt ei tea, noh. Lihtsalt ei tea. Võt üle. See käis nii äkki. Me ei arvanud, et just meiega niimoodi. Ja Romeo, kus ta on? Seda nime ei nimeta minu kuuldes enam keegi, kes ei taha kuuli saada. Kuradi bastardo! Kas sina, Julia? Nüüd katsuma hakkan vanduma! Uskumatu, mis maailmas me elame! Kuidas lastakse temasugustel vabalt ringi käia? Uskumatu!
temasugused tuleks puuri panna. Pärast motuste on pulmad. Jutul lõpp. Aitäh, sõber. Aga nüüd, tüdruk, algab elu näitemäng, sest ootamas meid on pulmasäng. Kaarja! Julia! Ai suuda enam! Julia, palun, palun, unusta see Romeo. Muidu sa tapad meid kõiki. Või iseennast. Julia, kus iganes sa ka poleks, kas armastad sa mind? Tean, ütled jah ja mina usun sind. Kes juhatas sind, et sa leidsid tee? Kes armastus mind saatis otsima? Romeo, kui sa vaid kuuleksid mind. Hea tööd 1000 kordselt. Armsa juurde rutta põhinal, kui poisike, kes koolist koju tõttab. Kui et on öö, siis kardan, et on une nagu see. Liig veetlev, et võiks olla tõeline. 3 sõna, kallis Romeo, siis tõega hea tööd. Kui sinu armastus on aus ja su jalge ette heidan oma õnne, maailma lõppu järgnen sinule. Und saagu silmad sul ja rahu rind. Oh, et need une sellitaksid mind. Ma pean minema. Kuhu? Ma ei tea veel, ära. Kas nii mind tasuta sa jätadki? Ära muretse, küll kõik saab korda. Usu. Sa pead minema. Ma pean minema. Helistad? Ei, ma ei saa. Mind ei ole mingi aeg. Venn Lorenzo ütleb ka sulle, mida teha. Usu mind, ta teab. Siis aknas sisse päev ja välja elu. Nii lihtsalt läksidki. Mees, armsam. Pean sinust teateid saama iga tund. Nüüd minutistki on nii palju päevi. Ja hüvasti. Ei jää mul ühtki juhust püüdmata, et saad sulle tervisi mu arm. Kas usud siis, et me veel kohtume? Ma olen kindel. Kord me veel neid piinu meenutame naeratusega. Oh jumal, minul kurja aimab hing. Kui vaatan alla, arvan nägevat, kui kooljad sünge hauapõhjas sind. Saatus siin on hüütud heitlikuks. On politseil täna kurvad uudised. Tuntud ärimehe Capuletti perekonda tabas 6 aega tagasi kurb sõnum. Merest leiti ärimehe Lamborghini, millega oli pangalt merre sõidetud. Kadunud oli Capulettide tütar Julia, kelle asju ja riidesemeid leidis politsei rannast. Julia ise on tänaseni leidmata. Oma hüvasti jäetud kirjas, kus tsiteeris: Ma olen kindel kord neid piinu veel, me meenutame naeratused. Kirjutab: Oo saatus, oo Romeo, miks oled? Kahetseta tegu, kuid tänaseks on uurijatel selge, et sõidukis viibis Julia. Pidulik mälestusjumalateenistus toimub homme kirikus. Edasi ilmast, ilm on vahelduva pilvis. Ei! Miks sa ei uskunud meil on teine lõpp? Kus ma olen? Kus kurat ma olen?
kui vaatan alla, arvan nägevat, kui kooljad sünge hauapõhjas sind. Head ööd! Ei, Romeo! Meil oli teine lõpp, miks sa ei uskunud? Lükkasin auto alla, see oli lavastus, see oli näide. Nii lihtsalt läksidki. Mees, isand, armsam. Oo tule öö, oo tule Romeo, sa päev mu öös. Öötiivul helendav laik. Pimestav kui lumi kaarna seljal. On kõigil omad tulekud ja minekud. Langetame leinas pead, keegi teist meist ei tea, miks sünnime ja mis küll juhtub siis. Kui katkeb habras eluni ja väljapääsu pole siit, ei tea. Kui vihasemne külvame ja tema võrseid toidame, saab lugu seegi lõpu õnnetu. Ja läbi sajanditeni kõik kordub ikka uuesti, ma tean, ma palun teid.